Startup Day on Baltikumi suurim ärifestival, kus muuhulgas saab oma silmaga näha seda, kuidas viimased teaduslahendused reaalselt meie igapäevaelu võivad ja suudavad muuta. Kui mõelda siis, mis praegu maailmas toimub, võib tekkida tunne, et võib-olla inimkond ongi halb ja inimesed on halvad, aga tegelikult ei ole. Ja startup founderid on sellised inimesed, kes usuvad, et nad suudavad luua headust maailma ja seda mitte ainult nagu endale, vaid ka ümbritseval, et nad alati lahendavad mingit väga olulist probleemi. Näiteks Eesti biotehnoloogia iduettevõte Äio toodab puidu- ja põllumajandusjääkidest keskkonnasõbralikke õlisid ja rasvu. Nagu näiteks saepuru, mis tekib metsatööstuses, konverteerime selle söödavateks rasvadeks ja õlideks. Neid rasvu ja õlisid on täpselt sarnased nagu või taimsed rasvad. Saan ma õigesti aru, et põhimõtteliselt võtate saepuru ja muudate selle võiks? Jah. Kuidas see võimalik on? See ongi biotehnoloogilised protsessid, ehk me kasutame mikroorganisme, me kasutame pärmid on need, kes teevad meil õlut ja kergitavad leiba, aga meie oleme välja töötanud ja leidnud sellise pärmi, mis selle asemel, et alkoholi toodab rasvu. Ja seda fenomeni me siis kasutamegi ära, et toota just väiksema keskkonnajalajäljega rasvu. Nii saab toiduainetööstus loobuda keskkonda saastavate loomsete rasvade, palmi ning teiste taimsete õlide massilisest kasutamisest. Põhimõtteliselt poes me varsti siis näeme ka saepurust tehtud võid või? Ma usun küll, et loodetavasti juba järgmisel aastal. Pätris Halapuu on üks ettevõtte Crystal Space asutajatest. Bakalaureuseõpingute ajal Tartu Ülikoolis oli ta seotud S-Cube projektiga. Ja just seal hakkas idanema idee leiutada kaamerasüsteem, mis saaks minna kosmosesse. Kosmoses on väga rasked olud, seal on vaakum, et sinna jõuda on vibratsioon ja šokk, seal on hästi palju radiatsiooni, nii et suvaline kaamerasüsteem seal lihtsalt hakkama ei saa. Selleks on vaja väga erilisi tehnoloogiaid kasutada ja kõvasti testida oma süsteeme läbi. Näiteks see on üks väiksemaid kaamerasüsteeme, millest on nii mõnigi mudel juba kuu peal robootikaga. Ja see kaamerasüsteem suudab väga hästi vastu pidada kosmosekarmides tingimustes. Täna teeme koostööd NASA-ga, Euroopa Kosmoseagentuuriga. Kui eelpool tutvustatud Äio ja Crystal Space on juba reaalselt toimivad ettevõtted, siis tegelikult on täna üheks suureks probleemiks see, et Eesti teaduspõhine ettevõtlus on veel lapsekingades. Et me ei ole täielikult välja mõeldud seda teekonda, et kuidas ikkagi siis täiesti nullpunktist sealt ülikoolist see teadlaste meeskond siis lõpuks päris toimivaks ettevõtteks kasvab. Eesti teadus on tegelikult väga kõrgel tasemel ja sellepärast kõik need koostööd hetkel järjest rohkem käima lähevadki, et me peame pingutama selle nimel, et meie need avastused ja teadustööd tegelikult jõuaks ka päriselt turule, et see ei jääks ainult labori tasemele. Et see potentsiaal on päris arvestatav. Et luua sild teadlaste ja ettevõtluse vahel, see tähendab, et meie laborites välja töötatud avastused ja uued tehnoloogiad ka reaalselt mõneks tooteks saaksid, mida on võimalik müüa ja seeläbi majandus kasvatada, andis majandusminister Startup Day'l üle 12 miljoni euro suuruse riikliku investeeringu süvatehnoloogia ettevõtlusesse. Ehk siis mõte ongi, et meie maakeeli paneme sellise seemneraha või esimese investeeringu, selle tulemusel ettevõtted hakkavad kasvama, kaasavad väliskapitali, erainvestoreid ja loovad reaalselt ettevõtteid ja väga kõrgelt tasustatud töökohti. Konkreetselt kõige suuremad edulood hetkel, kellest ka kohe unicorn või ükssarvikuid loodetakse, on näiteks Starship, kes ehitab kullerroboteid, mida me Tallinnas ja igal pool üle maailma erinevates linnades juba näeme. Starshipi üks teenus praegu näiteks on toidukullerid ja erinevad robotkullerid, mis tegelikult väikestes asulates tekitavad selle võimaluse, et seal on sama teenus, mis suurlinnades on täitsa tavaline, kus saad omale toidu koju tellida, aga väiksemates asulates sul ei ole sellist tööjõudu, sul ei ole neid inimesi, kes seda teha saavad. Aga tänu Starshipile on see sama teenus seal näiteks võimalik. Kui lihtsalt kõik ise liikuvad aparaadid kokku panna, siis Starship on maailmas kõige rohkem kilomeetrit sõitnud ettevõte. Et see juba ütleb midagi. Ja kui me räägime tehisintellektist või mis iganes väga suurest andmeanalüüsist, siis on alati A ja O, millest räägitakse, et võidavad need, kellel on kõige rohkem andmeid. Ja kui sul on kõige rohkem kilomeetreid, mis on kõik üles filmitud erinevate sensorite ja kaameritega, siis sul on kõige rohkem andmeid.